Aga tere, kallis vaataja. Täna on see päev, kus ma pildistasin Infinityt ja auto läheb müüki. Sellepärast, et majandusliku mõttes on mõistlikum omada pereautot ja on vajadus pereautos, mis on suur ja mahub lapse, koerad 2 tükki, kassi, naist ja mind. Ja veel kõvasti manti selleks, et selleks kõik vedada. Seega müügis on vot see ilus auto, mis on Infinity 37X 2013 aasta, 3.7 mootoriga, 4 vedu ja gaasiseadmega. Udutuli on ülevaatuse jaoks. Hetkel on gabariidid sees. Et auto on siukses seaduses, et ilusti läbi käia ülevaatuspunktis. Mootor nurub. Kohe teeme kapoti lahti. Ja siis pärast räägime sellest, et mis tal on kirega, sest see on Ameerika auto. Selleks, et kerest rääkida, võtame minu lemmikaparaadi või valeauk. See on siis meil paksusmõõtja. Originaal. 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 Ei ole originaal. No aga me vaatame, et pahtlit ka ei ole. Et siis tundub nagu ei olnud see koht, kus oli avarii. Originaal. Originaal. Ei ole originaal. Aga pahtlit ei ole ka. No, mingi üliminimaalne kiht, ma arvan, ikka on kuskil. No, siin ka on kõik originaal. Aga nüüd tuleme selle kohta, kus tal oli avarii. Auto oli maha kandud Eestis 2022 vist, jah. Ühesõnaga rekka sõitis vot siia haagisega ja muljus seda ära. Mul on pildid olemas. Aga vaatame. Siin on pahtid olemas. Ehk siis. See on see koht, kus on pahteldatud. Ja muidugi vot siin. See ka on värvitud ja pahteldatud. Ei ole lõigatud midagi. Seda väänati sirgeks. No ja pahtlika ja siis kui me vaatame siia, siin on meil kõik originaalne. Seega see ei ole väga suur põhjus selleks, et mööda minna kaarega sellest autost.
sest kui oleks eespool, tagapool kandeelemendid kahjustatud, siis oleks kõvasti kehvem see olukord. See üleval, sinna ei lähe soola, ei lähe keemiat, reagenti ja sellepärast ta ei saa liivapritsi ka. Sellepärast see, et seal on kereremont tehtud, see on vähe kahjulikum, kui oleks mingi tagatiib, eestiib, mis iganes. Okei, esitiib, võtad ära, viskad minema ja paned uue, värvid ära. Kui näiteks taga midagi oleks juhtunud, ees oleks juhtunud, et lontsakad vaatavad nagu kaele poole, siis on see on kõige kehvem nii-öelda variant. Aga me ei ole teinud kiiru sellest. Ma arvan, on kindlasti videosi minu kanali peal, kus see auto on osalenud. Ma arvan, kes on pikemalt midagi vaatanud, siis ta teab. IPL on fake, ta ei ole IPL. Ta isegi S ei ole, sest tal on tavaline piidurid, tal ei ole akiboonusi. Miks just see auto oli valitud? Sest Infiniti tavaline olukord on see, et ta kipub sisu kuluma. See läbisõit on originaalne. Lätti ta on toodud, kui tal oli 40 000 ees 2 aastaga. Siis meil on siin väiksed siuksed defektid, aga tavaliselt see on kõik kulunud nendel. Need momendid on väga kulunud nendel. Roolid on mitte väga kaua käivad, aga ei tea. Ta on nii huvitav masin, et pigem on lihtsalt, ta tekitab rõõmu sõitmisel, ta tekitab väga palju emotsioone. Aga ma ei tea, kas või siis järgmine on X6, Durango, Cherokee, SRT või lihtsalt bensukas mingi 5-7. Kas ta on diisel või ta on gaas. Gaasiga ma olen üldiselt rahul, see ei ole esimene ja viimane minu gaasiauto. Näiteks Road projekt ka on gaasiauto. Aga ma ei tea, me läheme teeme teiega proovikiiru. Arvatavasti ma niikuinii vajutan. Jälle gaasi. Seega vaadake video lõpuni. Ma arvan, kas või lihtsalt selleks, et vaadata, kui huvitav see masin on. Võib-olla vaadake teisi videosi minu kanali peal. Tulge ostma seda autot, kui ta teile meeldib. Rohkem vist räägime siis, kui lähme sõitma. Aga alustame sõitmist. Aga okei, paneme siis kere poolt räägisime. Teeme sõidu. Ja räägime sellest, mis ma olen selle autoga teinud üldse. Esialgu, nagu ma ütlesin, saigi värvitud. Tegelikult esialgu oli hooldus. Filtrid, õli. Käigukasti õli ei ole tookord puutunud. Aastad tagasi on rohkem veits. Siis saigi värvitud ja külje karbi plastik sai natukene joodetud kokku. Siis oli stiil tehtud, need kõik plastiklaiendid, spoiler, esimene lipp, küljekarbi lipid, tagumine diffuuser. Tuled ei ole automaatsed, kogu aeg ma unustan neid sisse lülitada.
Ja siis vaikselt hakatigi. Sellel autol on piduritega kord pool aastas on vaja võtta liiguvad osi lahti, puhastada, määrida ja siis saab kõik ilusti sõita. Aga reaalselt mingil põhjusel, kui sa ei taha, et nad natukene jääks peale, siis sa pead seda tegema. No, väikse miinused ikka on kuskil olemas. Käigukast kõikides režiimides töötab väga ilusti, sest autoga mina sõidan tavaliselt, sest ma olen juba vana. Ma sõidan temaga nüüd vaikselt. Enne ma muidugi kogu aeg vajutasin lappi. Nüüd ma üldiselt sõidan vaikselt ja ma esialgu tahtsin teha väljalaske. Ma tahtsin osta mingi 19 väljad, mis on mingi hirmsa etteega ja mingi veel põhimõtteliselt nagu keedupotid. Oot siuksed tahtsin. Aga need NG18 paksema rehviga on mugavuse poolt ideaalne. Mulle väga meeldib. Ta ei otsi 225 on kõige ideaalsem tema laius. Muidu ta hakkab kiskuma ja teed otsima. Kusjuures ma ei tea, isegi natukene ma ei oska midagi öelda. Ma seal rääkisin, mis ma olen teinud temaga. Aga üldpilt ongi hea see, et banaalselt hooldused tehtud. Esimesed rattalaagrid vahetatud, üks Hondas 2 läks vahetusse, klotsid tagumised läksid vahetusse, kettad okei. Esikettad natukene rant oli, vahetasin koos laagridega kettad ka, klotsid ka terve eest, aga kettad ei mäleta, aga mingi firma ka oli. Pärast talve, mis oli pärast talve? Natukene hakkas õli jooksma, no tilkuma ütleme nii, otseselt põhja peale ei ole, aga vaatasin, lihtsalt käisin vaatamas, mis pärast talve juhtus ja vaatan, et volja tilgub. See oli käigukasti voolikud, mis lähevad radikasse jahutusse. Volja sai vahetatud, siis tuligi käigukasti õlivahetus. Õli ei olnud väga must ja uus õli läks sisse, Febi oma. Käigukasti filter, siin on lihtsalt nagu element, mis laseb läbi endast. No nii-öelda, see ei ole otseselt filter, see ei läinud vahetusse. Kusjuures mingid, mitte kõik kataloogid ka näitavad selle eraldi varuosana. Aga las ta olla. Tehnika peale raha ei ole kulunud väga palju. Just kui enamus vist ongi see stiili asjad. Oli plaanis talle panna väljad, väljalase. Tahtsin esiklaasi toonitada. Ja need kroomliistud tahtsin mustaks kiljatada. No kuna tegelen kontrollidega ja siis kõik vaba aeg ma rohkem tahan tegeleda pereasjadega. No kinnisvara sai vahetatud ja nagu elamiskoht on vahetatud, seal peab natukene käed külge panna ja audiourod, mis on, sellega ma ei taha talvel sõita. Ma puhtalt kardan, et üks lumevann kuskil ja esimene lipp kadunud. Mingi 130 € läks. Maha võtad teda, ka ei taha, see ilus. Pigem jah, see on suveauto. Hobiauto. Sest talvel ma hakkan sõitma allroodiga. Seal mul absoluutselt ei ole kahjus tema. Ta on odav auto ja põhimõtteliselt ongi talveauto.
mis siin on? Siin on gaasi. Gaasikulu, ma ei tea. Ei ole vaja tihti tankida. Paak on mingi 50 liitri kanti. Tangid ära mingis hetkeks unustatud. Gaasipaagi hind on alla 40 euri. See on kõvasti odavam kui bensuga sõita. Ütleme nii, et isegi ei oska väga head öelda. Südames on nii, et otseselt väga ei taha, aga nõudlus ütleb, et peab. Loodan, et leiab keegi, kes tahab sellega sõita ja võib-olla väljad talle panna. Gaasiseade on tema jaoks ideaalne, kuna meil olemas reduktor ja pihustid, mis võimaldavad teda toita isegi suurematel pöördedel. Seega meil ei ole probleemi sellest, et tal on janu. Kui on janu, see on katki. No vot. Jälle kiirus sai ületatud. No hääled on väga hea. Ja me ei ole lülitanud gaasi välja. Gaas ei kahjusta neid mootoreid. Küsite miks? Ma ütlen nii, et ta lülitusest piisab. Gaasi titanarv on rohkem kui bensiinil, isegi 98. Okei, ja 85 võib-olla on kõige ideaalsem selle autole. Aga ei ole vahet, kas sa sõidad gaasiga või bensuga. Sul ei ole mingit muljet, et sa sõidad mingi teistmoodi. Ta reageerib gaasi peale sama. Küttekulu võib-olla gaasi peal on mingi pool lirtsa, võib-olla rohkem, aga ma ei tea, ma bensuga ei ole eriti sõitnud, ma ei näe põhjustele. Bensin on ainult selleks, et soojaks teda lasta. Ei tea, ma ei oska rohkem midagi öelda, sest diagnostikat ei hakka tegema video peale. BMW-ga ma tegin, sest seal on põhjust, seal on mõtet seda teha, sest seal ta näitab väga palju. See on Jaapani auto. Tal raadios on nagu rohkem ajusi kui teistetes ajudes. Tal ei ole veakoodi lihtsalt. Parameetrid, mis ma siin vaatan, lämdasi või... Kui siin mitte midagi ei põle, siis Jaapani autol ei ole veakoodi. See on minu siukne kriitiline mõtlemine. Aga okei, ma ei tea. Tulge vaadake, proovige, võite kus iganes kontrolli viia. Kui ei taha, siis ärge palun helistage. Ma ei tea, ma ei taha niisama näidata mingi proovitiiru sõita. Aga okei.